Tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Teen üle pika aja ladumise, sest on kevad ja on uus hingamine. Ja ma loodan, et see niisugune uue tunnetus on sinuni jõudnud. Ja ma vaatan selles ladumises, milline on sinu võimalus või millised võimalused sul on oma ellu uut hingamist tuua. Ja see uus hingamine ei pruugi siis olla mitte see, et midagi suurt ja märkimisväärset välises, et mitte uus maja, uus mees, uus auto, eks ole, aga see võib olla ka midagi, mis on sinu sees. Sest oluline on õigesti ära kasutada potentsiaali, kus me kinni jookseme sageli, on just see niisugune takistus meie sees, mis ütleb, et mul on vaja, ma tahan. Tegelikult vajadused ja soovid on väga erinevad asjad. Ja kui elu annab sulle võimaluse muutusteks, siis õigupoolest tulevad välised muutused läbi sisemiste. Et kui sinu sees muutust ei toimu, siis ei saa seda muutust ka välises kuidagi tekkida. Nii et mida uut kevad sulle toob, millised on sinu uued võimalused. Ja mul on siin pandud siis 5 varianti. Alustan esimesest, lõpetan viimasega. Vali endale sobiv. Ja kui oled valinud, siis ära kõhkle, sest kui kõhkled, ära tee. Kui teed, ära kõhkle. Nii. Ja alustan siis sellest esimesest siin. Niisugune ilus kiri. Keeran ta natuke teistpidi. Tundus, et mõjub paremini. Segan oma kaarte. Millised on sinu võimalused? Millised on sinu võimalused muutusteks? Mis see uus on? Mis avaldab täiesti uuel moel ja kuhu tuleb sära? Siin on väga ilusad kaardid. Et selle valiku järgi praegu mina ütleksin, et see, milles sa puudust tunned, on võib-olla üks inimene, võib-olla mingi uus armastus, aga suures plaanis on su süda on tühi, su süda on üksi, su süda on tühi, sul on selline seisund, kus miski väline ei saa sulle rahuldust pakkuda, sest sinu enda sees on midagi puudu. Ja siin võib olla ka hästi suur probleem enesearmastuses, selles, kuidas sa iseennast näed, aga tõenäolisem on, et sa ei ole kogenud sellist
sellist vanemlikku tähelepanu, hoolitsust, tingimusteta armastust, mis annaks sulle uskumuse, et sa oled piisav. Sa oled piisav sellisena, nagu sa oled praegu, siin, täna. Ja sa nagu sa ise ei näe endas seda potentsiaali olla armastatud, olla hoitud, olla tähele pandud, märgatud. Et siin võivad olla erinevad purunenud suhted, aga siin kindlasti on keerulised suhted vanematega. Ja et sulle tundub, et sul ei ole lähedast tuge. Ja see muutus, mis sul on võimalik teha, ongi see, et sul on tegelikult võimalik summutada see tume müra oma südames, see hääl, mis ütleb, et on puudu, ei jätku, ei ole väärt, ei ole kingitud. Sa saad selle mustri üle kirjutada uute positiivsete sõnumitega. See on see, et mis on potentsiaal, eks ole. Niipea, kui sa suudad endale kui sa suudad mingi uue mõtte enda omaks teha. Näiteks kas või selle mõtte, et ma olen piisav. Kelleltki ei saa nõuda enamat, kui tal on. Ma olen piisav sellisena, nagu ma olen. Maailm on mind ellu jätnud, ma olen väärt elu. Niipea, kui sa mõtte omaks võtad, piisab isegi sellest, kui sa seda küllalt tihti kordad. Sa võid seda oma peas öelda vaikselt, kuuldamatult. Sa võid selle kirja panna, sa võid selle kõva häälega välja öelda. Sa võid seda öelda konkreetsetele inimestele. Ja muutused hakkavad toimuma ja sa hakkad saama väljast poolt sõnumeid. Kuule, muidugi sa oled piisav, muidugi sa oled väärtuslik, muidugi sa oled oluline. Et jah. Ja ikka, et need raskused, mis on sinu südames, ma ei tea, mis on sinu südameni raskeks teinud, milles sa oled pidanud pettuma, milles sa oled pidanud loobuma, mis on sind nii hingepõhjani kurvastanud. See leiab lahenduse sellel kevadel ja see tuleb kuidagi, sulle võib tunduda, et need asjad, mis juhtuvad, on juhuslikud. Ei ole, see on saatus. Et elu ise näitab sulle, et kuidas välja tulla sellest katkisest südamest, kuidas ise oma süda terveks teha, kuidas ise ennast armastada, kuidas ise endale öelda, et ma olen geniaalne, ma olen äge, ma olen võitmatu, ma olen parim. Isegi kui sulle siin on tundunud, et sinu parim enne on möödas, siis tegelikult ütlevad kaardid, et sinu parim enne on alles ees, kusagil kauges tulevikus. Sul on siin läbi südame veel pikk elu, mida elada. On veel sündmusi. Luba nendel sündmustel avalduda, ole valmis neid vastu võtma. Sest sellega on nii, et mina näiteks võib-olla väga tahan sind aidata, aga kui ma räägin kurtidele kõrvadele, siis ei ole sellest kasu. Kui sinus endas tekib see kas või väike avatus maailmale, usk sellesse, et tegelikult võib homme olla parem päev. Hea küll, võib-olla ülehomme, võib-olla nädala pärast, aga kindlasti siin,
kusagil minu lähedal juba ootab parem päev, kus asjad lähevad paremaks. Ja noh, nad lähevad. Ja mis mind hämmastab selle ladumise juures, et siin tegelikult siin on kerged kaardid, kuigi siin on olnud taga pikaajaline protsess. Niisugune pikka aega oma risti kandmine, mured, vaev, võib-olla isegi lein, kust on olnud nagu raske väljapääsu leida. Aga see, kui kergelt tulevad lahendused, see on siin täiesti imeline. Kusjuures ma ei ole väga inimene, kes imeline sõna kasutab. Siin läheb uskumatult kergelt ja anna endale võimalus. Anna endale võimalus. Korraks vaatan, et ja kaardid korduvad ja no näed, et kaardid korduvad ja siin on nüüd nii, et küsisin täiendavat selgitust. Sul on olnud tõesti mingi eluliselt üliraske olukord, mis on kaasa toonud niisuguse võib-olla isegi depressiivsuse. Selline tunne, et kogu maailm vajub sulle peale, sa pead seda üksi vedama. Et siin võib olla tunne, et enam isegi ei oska isegi midagi tahta. Noh, põhiline, et jaksaks vastu pidada. Põhiline, et seisaks veel püsti. Ja sellele olukorrale tuleb tervenemine, mis toob kaasa muutused. Ja nende muutuste tulemusel on sinul valida. Siin on valikukaart. Kas sa valid selle emotsionaalses mõttes külluse, inimesed, suhtluse, sõbrad, väljas käimise, võib-olla reisimise, meelelahutuse, lõbustused, kõik selle, mis tead võib-olla kõlab isegi natuke hedonistlikult, tundub, et see ei ole võimalik. On võimalik. On, sest see on sinu valikutes. See on sinu valikutes. Südame tervenemine. Ja samas sul on kiusatus kinni hoida. Hästi suur kiusatus on sul kinni hoida nendest vanadest mõttemustritest, sellest puuduoleku tundest, sellest, et mulle ei jätku, mulle ei ole piisavalt, kas ma saan seda endale lubada, kas mulle ikka pakutakse, kas nad ikka peavad mind selle vääriliseks. Need sisemised kahtlused, mis õõnestavad ja närivad. Ja siin sa pead tegema teadliku valiku. Iga kord, kui sa tabad ennast sellelt katkiselt mõttemustrilt, pead sa selle asendama uuega. Ma saan, ma suudan, ma olen seda väärt. See on hästi libe tee ja väga kiire allalangemine, kui sa lubad endal mõelda, et sina oled valmis, aga maailm ei paku sulle võimalusi. Sõnasta see nii, et mina olen valmis vastu võtma kõiki neid võimalusi, mida maailm mulle pakub. Maailmal on miljoneid võimalusi. Näita mulle neid maailm, paku mulle, ma olen valmis. Tulge võimalused. Ma olen neid väärt, ma olen väärt parimaid võimalusi. Siin on hästi suur südame tervendamise teekond ja tead, mina ütlen, et see õnnestub. Ja ma loodan, et sul on siis piisavalt arukust, et teha häid valikuid just oma südames,
iseenda osas, et puhastada oma südameruumi, hoida oma süda avatuna uuele, sest siin uus väga tahab tulla. Ja see uus tuleb väikeste sammudega, see ei kuku sulle nagu kolks kaela. Ta tuleb väikeste sammudega, sa näed neid väikseid muudatusi ja paari kuu pärast võid sa juba öelda, et kui sulle tundub, et sa oled edasi astunud, ma ei tea, 2 sammu, 8 sammu, siis tegelikult mõne kuu pärast tagasi vaadates sa näed, et sa ei ole mitte liikunud kilomeeter või 100, aga sa oled uuel leheküljel. Väikeste sammude haaval, nagu siis, kui sa loed raamatut, selleks, et lehekülg läbi lugeda, tuleb ära lugeda kõik sõnad. Ja siis sa saad lehte pöörata. Ja võt kõik need väikesed sõnad, mis sinu peas pöörlevad, keerlevad, nõuavad tähelepanu, mõjutavad sind. Kõik need väikesed sõnad, kes on sind nii pikka aega saatnud ja õõnestanud, tuleb nüüd ümber vahetada. Pead uue peatüki kirjutama. Meelekindlus sulle. Nii on. Nii. Tänan sind. Tänan sind. Natuke lähemale. Aitäh. Huvitav. Väga huvitav. Ma mõtlesin, ma võtan salvei. Aga siit tuli hoopis lavendel. Väga äge. Ja see tõmbab praegu väga võimsalt mõtteruumi puhtaks. Ka minul endal, et ma tõstan ta siit endast paremale alusele. Aitäh. Kui sa valisid selle variandi, siis mina küsin, millises kohas sa praegu oled. Milles on sinu potentsiaal? Kus on sinu uued võimalused? Kus on sinu uued võimalused? Mida sa saaksid kasutada? Aga eelkõige, kus sa oled praegu? Mis toimub? Nii, isikukaart tuli välja. Hästi. Et tead, sinuga on nii, et tegelikult sul ei ole millegi üle nuriseda. Isegi kui sulle tundub, et sul on mured, siis tegelikult suures plaanis neid ei ole. Ma püüan selgitada, kui sa mõtled, püüad meelde tuletada, mis juhtus sinuga 5, 10 või 15 aastat tagasi. Mõtled sellele aasta arvule, kui vana sa olid ja püüad meelde tuletada, millised probleemid sul siis olid. Vaata, siis see juhtubki, et sa püüad meelde tuletada, sa pead pingutama. Kui sul on päriselt suur probleem, miski, mis võtab su jalust maha, miski, mis ei lase sul enam hingata, siis seda sa mäletad 5, 10 ja 15 aasta pärast. See, kas sa oled sellega rahu teinud või mitte, ei muuda olukorda. Sa mäletad. Sest see oli sinu elu nagu oluline sündmus. Sa mäletad, sest sa oled teinud sealt mingid oma järeldused. Vahet ei ole, kas need järeldused on sind toetanud või mitte. See on su mälus. Sa oled täna olukorras, kuhu sa 5 aastat tagasi vaadates sa peaksid hakkama siit probleemi otsima. Et mis mul seal siis oli? Mis seal siis oli? Et mis siin võib-olla sinu jaoks häirib? Häiriv võib olla see, kui sul ei ole lapsi ja sa tahad neid, või kui sul on
kui sul on suured kulutused, mis on lastega seotud, siiski need ei muuda su elu. Siin nagu mitte midagi katastroofilist ei toimu. Et aga kui me nüüd vaatame, et mida sa saaksid muuta, kui sa soovid. Hästi. Et kui tundub, et ikkagi on raske, sest mingil põhjusel sa ju seda ladumist kuulad. Mingi mure oma laste tuleviku pärast sul on, võib-olla nad, ma ei tea, lõpetavad mingit kooli. Võib-olla sa ise oled selles olukorras, kus sa liigud ühest koolist teise, ühelt töölt teise, täiesti reaalsed olukorrad. Et siis millised võimalused? Nii, millised võimalused? Ahaa. Jah, et sul konkreetselt. Sa võid minna kuhugi õppima või sa võid vahetada töökohta. Mingi seda tüüpi uus algus tuleb, kus sa oled sunnitud suhtlema teiste inimestega, võib-olla mingil määral neid inimesi juhtima. Aga pigem on siin nagu kas õppija või alluva roll. Sinu jaoks mingi täiesti uus situatsioon. See on konkreetne leping. See on konkreetne leping, kokkulepe, allkirjad. Uus kool või uus töö ja kohe võtan siia juurde natuke selgitust. Et sul on olnud varasemalt keeruline, kas siis, ma ei oska öelda, kas õppimise või tööga. Sa tegelikult oled sellest varasemast pingutusest väsinud, sest selleks, et jõuda siia, kus sul tegelikult on kõik hästi, oled sa meeletult panustanud. Sa oled ise nii palju vaeva näinud, nii palju takistusi ületanud, nii palju pingutanud, et see on olnud nagu selline pidev võitlus iseendaga, väikeste sammude haaval edasi, ma pean vastu, ma saan hakkama, ma suudan. Ja mõnikord on sulle tundunud, et tead, ega ikka ei suuda küll. Ja siis sa kusagilt ikkagi oled leidnud selle mingi väikese energiasädeme, mingi impulsi ja oled edasi roninud. Ja see kevad toob sinuni selle teadmise, et nüüd on uus algus. Kõik on teistmoodi, stabiilne, rahulik, kindel, kasvav. Et kui siin varem tõenäoliselt on olnud palju väikseid tegevusi, palju erinevaid tegevusi, kõike peab haldama, siis siin tuleviku poolel on midagi suurt, olulist, tähtsat, üks asi korraga. Et võib-olla sa siin, sina oled pingutaja. Sina oled pingutaja, sina oled võitleja, mis tähendab, et ka tulevikus sa selle ühe mingi suure lepingu kõrvale, kokkuleppe kõrvale, võid võtta mingeid väikseid asju. No midagi, mis sulle meelelahutust pakub või mis siin uudishimu äratab. Aga üks suur leping korraga. Püsivus, stabiilsus, ei mingit rapsimist, ei mingit ninast veri väljas pingutamist. Ja selline kokkulepe, selline leping on sul võimalik sellel kevadel sõlmida. Nii. Tõenäoliselt selle kokkuleppe, ja. Tõenäoliselt oled sa käinud mingil reisil, kus sa oled kohtunud mingite erinevate inimestega. Reis võib olla teise Eesti linna, reis võib olla mõnda teise riiki. Aga et
rahvarohke koht, palju inimesi, sa võib-olla ei olegi nende inimestega üldse kontaktis, aga palju inimesi. Et kui sa näiteks võõras linnas jalutad, sa näed palju inimesi, sa ei suhtle nende kõigiga. Kui sa käid võõras ülikoolis, tutvud olukorraga, sa ei suhtle kõigiga, keda sa näed, aga inimesi on palju. Et see on nagu mesilast aru, eks ole. Ja sa oled juurde saanud niisugust enesekindlust, sa oled elus saavutanud mingi positsiooni. Ja sa selles kohas, kus sa praegu oled, tunned, et sa oled väärtuslik. Sa oled väärtuslik, elu peab pakkuma sulle parimat, sa oled väga tark, sa oled väga palju panustanud sellesse, et oma mingis kitsas valdkonnas väga tark olla. Ja siin on nagu põhjendatult kõrge enesehinnang. Ja kui sa seda enesehinnangut hoiad, mina olen väärt parimat, ma olen geniaalne. Siis sa oma lepingu saad, et oleme ausad, ka minu kaartideta. See tuleks sinuni lihtsalt. Sest siit sellist probleemi, mida sa pead lahendama, sellist probleemi, mida sa pead lahendama, siit nagu välja jookse. Et siin pigem ongi see, et sa oled nagu ühe protsessi lõpufaasis ja uus algab. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kas sa selle vana protsessiga pusid edasi, no ja oled seal ka edukas, või sa valid selle uue tee ja oled veel edukam. Super, oi mulle nii meeldib selliseid ladumisi teha, oi see oli nii hea, aitäh. Ja mul tuli meelde keegi, kes ma loodan seda näeb ja ma loodan seda sõnumit kuuleb. Sest mul nii otseühendus tekkis. Ja. Tänan, lähen uue juurde, kui sa valisid selle 3. variandi. Vaatame, mis sinuga siis toimub. Ma siit võtan ühe väikese salvelehe. Ei olegi väike. Ei olegi väga väike. Nii. Sõljub natuke. Väga hea. Kui sa valisid selle 3. variandi. Nii. Millised uuendused, millised muutused sinu elus on vajalikud? Kus sa praegu oled? Kus on see koht? Mis on see olukord? Kus tuleb välja rabeleda? Väga huvitav, aga olgu. Hästi. Kohe räägin, et siin on nii, et siin on 2 võimalust. Et üks võimalus on see, et sul on olnud pikka aega, tõesti väga pikka aega, mingi väga suur unistus, mille täitumist sa ootad. Ja sa saad hästi aru, et see tegelikult on sul käeulatuses. Ta ei ole kuigi kaugel. Aga millegipärast see nagu ei jõua kohale. Ja sul on omane niisugune käitumismuster, et kui sul on probleem, siis sa jooksed ära. Et selle asemel, et nagu seda mingit probleemi lahendada, sa oled nagu see põgenev pruut, on ju. Et siin on ka igasugused asendustegevused, asendustegevus on ka ära jooksmine. Et näiteks kui sa tead, et ma ei tea, sa peaksid broneerima lennupiletid, siis selle asemel sa lähed koristad vannituba. Sest vaata, sa ikkagi kõhkled, sa nagu ikkagi ei tea. Või vastupidi, et sa tegelikult peaksid koristama oma kodu, korrastama oma suhteid, aga sa reisid. Sa jooksed ära nende probleemide juurest, mis sul on. Ja ma tuletan meelde, et sa reisid iseendaga. Kui tahes äge reis
kui tahes vahva seltskond, grupp, giidid, sõbrad, uued tuttavad. Sa reisid iseendaga, sa ei pääse enda eest. See, mis on sinu sees, on sinuga alati kaasas. Ja siin ongi, et siis kas selline pikaajaline paigalseis või pikaajaline põgenemine hakkab otsima lahendusi. Ja mina sellest tulevikust, ma sõnastan selle nii, kuidas see siin on ju, kuigi ma loodan, et sina saad aru, mina võib-olla mitte nii hästi. Et siin on nagu niisugune lugu, et sa peaksid läbi mõtlema kõik kulutused väga hoolega, mis on sinul uute algustega seotud. Ja et sa peaksid nagu aru saama, et mis on need olukorrad, kus sa käitud nagu suur laps, et võib-olla oled 30 või 45, aga käitud nagu 3-aastane. Et kohati sul on selline hästi lapselik suhtumine rahadesse. Sa oled nagu kindel, et küll need lahendused tulevad ja peavad tulema ja iseenesest tore on ju. Ja see on minu jaoks nii segadust tekitav, et siin ei ole tegemist lapsega. Siin on tegemist täiskasvanuga, kes käitub majanduslikus mõttes nagu laps. Või teine variant, et sul võivad olla mingid sõltuvused, konkreetsed sõltuvused, mis võtavad ära suure hulga sinu rahast. Mis ei lase nendel unistustel täituda, mis on siis nagu kuidagi elu majandusliku küljega seotud. Ja osa, mingi osa, ma ei tea, kolmandik võib-olla vähem, kuulajatest, siis küsijatest, peaksid mõtlema sellele, kui palju nad oma laste peale kulutavad. Kas lastega seotud kulutused ikkagi on vajalikud, kas need on optimaalsed? Kas ma ei toida mingit oma lapse sõltuvust, näiteks sõltuvust vanematest? Ja siin on tõesti see olukord, kus tegelikult sul on võimalus uus lehekülg oma suhtumises pöörata, aga sa reaalselt nagu paned käed kõrvadele, paned silmad kinni, ütled no way, mitte mina, mitte täna. Mulle selline elu meeldib. Et ja kes saab sind keelata, loomulikult on ju. Tead, ma lähen teistpidi, et ma küsin nii. Ja see läks praegu nii huvitavaks. Ahaa. Nii, kui ma küsin, millist vajadust sina tegelikult siin oled rahuldanud mõnda aega, siis see on see, et sinu elus on olnud periood, kus sa oled ennast tundnud väga vaesena. Ja võib-olla sa oledki olnud väga vaene, ülivaene. Ja sa oled otsustanud, et sa rabeled sellest välja, mis tahes hinnaga, kuidas tahes. Sa oled otsustanud, et, kuidas ma siis hästi ütlen, et see natuke on nagu fassaadi küsimus ka. Et mitte kõik see, mida su unistused ette näevad, mida sa peaksid omama, mida sa peaksid tegema, mitte see, kõik see ei ole tegelikult sulle vajalik. Suur osa sellest on vajalik presenteerimiseks, näitamiseks maailmale, et ma suudan küll, mul on ka. Ma võin seda endale lubada. Vaadake, kui toredasti ma elan. Ja see on see, mis on lapsik suhtumine. See on see, mida ei tohiks olla. Ära hõiska enne õhtut, ära hõiska oma õnne ära, kui sul midagi on, ole vait, ära jaga seda. Ära tee mingeid sotsiaalmeedia postitusi, kuidas sa, ma ei tea, panid uued ripsmed, ostsid uue käekoti, käisid uuel reisil. Või kui sa seda teed, siis tee seda väga tagasihoidlikult, väga alandlikult isegi. Ära tõmba oma varale
oma majanduslikule staatusele tähelepanu. Sina ei ole selles positsioonis, kus sa võiksid nagu eputada ja esineda ja hüpata ja see kahjustab sind. Mitte, et sa ei oleks nii rikas, aga see kahjustab sind. Et et see niisugune lapselik nagu endast välja andmine, oma elu jagamine, ära tee seda. Kui võimalik, ära isegi, ma ei tea, kui sa näiteks ehitad maja, renoveerid korterit, ostad uue auto, ära jaga seda, tee vaikselt. Hea on, kui sa mingi protsessi alguses isegi ei kutsu inimesi vaatama, et ei kutsu soolaleivale. Ei las ta olla, las see settib, las asjad lähevad õigesti paika. Kui sa oled saanud mingi uue töölepingu või leidnud endale mingi uue suhte, ära räägi sellest. Las ta olla. Küll õigel ajal kõik õigete inimesteni jõuab. Ära otsi ise välist tähelepanu. Mitte mingil juhul. Et ma saan aru, et sinu jaoks on toimunud niisugune või on toimumas selline hüpe nagu rasketest oludest kergematesse. Aga kuidas ma ütlen? Kui majandusliku mõtlemiseta inimesest saab lotomiljonär, siis on tal sellest rahast kasu väga lühikeseks ajaks. Sellepärast tal ka enne raha ei olnud, et tema majanduslik mõtlemine on nihkes. Samamoodi on nende olukordadega siin sinu ümber, et siin tekib mingi võimalus oluliselt oma elu järgi parandada, aga see voolab sul sõrmede vahelt välja, kui sa ise väga hoolikalt ei tee oma otsuseid, kui sa ei paranda oma sellist rahateadlikkust, rahatarkust ja kui sa mõtlematult laotad inimeste ette, avalikkuse ette kogu oma edu, oma võib-olla juhuslikku õnne. See jääbki juhuslikuks, ei saa püsima jääda. Et siin praegu sinu situatsioonis jagatud rõõm ei lähe suuremaks. See näeb välja niimoodi, et oletame, et siin on $1 miljon, eks ole, ja iga üks, kellele sa seda miljonit presenteerid, võtab siit tükikese küljest ära. Ole ettevaatlik. Ja siin on et see edu tuleb sinu juurde juhul, kui sa avalikkusega suheldes, internetis suheldes, gruppides suheldes, ka reaalses füüsilises maailmas ja seltskonnas olles oled väga tark, pigem vaiki, jätad endast targema mulje. Ära räägi, mida vähem sa räägid, seda targemana sa mõjud, sest siin natuke on seda lapsesuu sündroomi, et tahaks lihtsalt rõõmu jagada, mõistan, tahaks inimestega hästi läbi saada, tahaks teinekord kellelegi võib-olla midagi välja teha, tahaks rõõmustada neid, kes on endast nõrgemad, sest sa tead, kui raske võib olla. Tead, ära tee seda. Ära praegu seda tee, ära kevadel seda tee, hiljem võib edasi vaadata. Et siin võivad tulla sulle väga head pakkumised. Siin on see, et pigem oled sa see inimene, kes peaks reklaamima teisi või neid kuidagi esile tõstma või mitte iseennast. Sinu edu tuleb läbi heade suhete, läbi teiste inimeste. Sa ei pea neid inimesi kinni maksma. Sa maksad oma mõistusega. Sa pead olema piisavalt tark. Ja mitte mingil juhul ei tohi olla seda olukorda, kus sa ise püünele ronid. Mina siin, maailm, imetle mind. Vaadake, kui tubli ma olen, vaadake, kui abivalmis ma olen, vaadake, kui lahke ma olen. Vaadake, kui hästi ma jagan. Ära jaga. Ära jaga mitte midagi. Et siin selline, siin on täiesti võimalik majandusliku olukorra paranemine, juhul kui sa oled vait. Ja tõesti tuleks kasuks mingit
mingite majandusalaste teadmiste kogumine. Kui sa oled investeerija, vaata üle kõik oma investeeringud, aga ära räägi neist. Kui sul on mingi kinnisvara, mingi objekt, millega sa tegele, ära aruta sellel teemal. Ära anna inimestele lubadusi, mis on rahaga seotud, mitte ainsatki. Ja püüa siis üldse rahaasjadest rääkida nii vähe kui võimalik, aga nende heaks teha kõike, mida sa suudad. Aitäh! 4. variant. Nii. Neljas variant. Kus sa praegu oled? Millised uksed avanevad? Millised on sinu uued võimalused? Mida see kevad siis eest leiab, kui ta sinu juurde tuleb. Tuleb kevad, uued võimalused näppu vahel. Mis olukorras ta su leiab? Ja. Olgu. Nii, ma võtan siia natukene selgitust juurde, sest siin on nagu mitu versiooni segamini, kuigi et siin üks võimalus on see, et see, mis olukorda sa oled sattunud, on see, et sa oled olnud pikka aega vaimsetel eneseotsingutel, sa oled püüdnud ennast kuidagi vaimselt, hingeliselt arendada. Sa oled võib-olla lugenud erinevaid raamatuid, võib-olla osalenud mingitel seminaridel või koolitustel. Ja sa oled selles faasis, kus sa nagu oma mingitele tunnetuslikele teadmistele ja kogemustele oled hakanud otsima väljundit. Aga sa ei ole teinud seda õigel moel. Et see on üks variant. Teine variant ja väga palju lihtsam variant on see, et sa oled siin pikka aega maadelnud, see natuke meenutab bipolaarset häiret, et sul on nagu mingid faasid, et su energiatase kogu aeg kõigub. On päevi, kus sul on meeletult energiat. Kõike suudan, kõike tahan teha. Kõik uksed on mulle avatud, kõigega saan hakkama. Ja siis on need teised päevad, kus sa võid kössitada kusagil tugitoolis või diivani nurgas terve päeva, motivatsiooni ei ole, energiat ei ole. Et sellised hästi suured emotsionaalsed ja energeetilised kõikumised. Ja võib-olla, et on ka mõlemat ühel ja samal inimesel. Ja igatahes need lahendused, mida sa oled kasutanud, on olnud kuidagi manipulatiivsed. Need nagu sa oled, me võime olla manipulatiivsed ka iseenda suhtes. Et ja. Et juhul, kui sa oled tegelenud mingite selliste praktikatega, mis on maagilised, mis peaksid kuidagi esile kutsuma muutusi. Siis oled sa siin tahes või tahtmata kuidagi omakasupüüdlikult manipuleerinud. Ja ma ei ütle, et see on vale, aga ma ütlen, et sa oled nüüd piirini jõudnud. Et sellisel moel just nimelt manipuleerides oma mingite maagiliste vahendite või võtetega, sa ei saa edasi minna, sa pead nüüd mingi valiku tegema. Kui ma räägin inimestest, kellel on psüühikahäire, kellel on väga tugev energeetiline kõikumine, siis nende puhul täpselt samamoodi, et
Juhul, kui sa pead päevikut, siis jäta mõned päevad vahele, võib-olla isegi nädal. Võta sa oma päevik uuesti kätte ja teda alusta algusest, lase lihtsalt silmad üle. Vaata, kas sa leiad sealt häid mõtteid, kas sa leiad sealt ennast toetavaid mõtteid, kas sa leiad sealt positiivseid mõtteid. Või on need mõtted negatiivsed ühest küljest ja ma negatiivse alla liigitan ka selle, et kui sa oled kirja pannud kõik selle, mida sul tegelikult ei ole. Mõned tänupraktikad näiteks on niisugused, kus inimesed tänavad millegi eest, mida neil veel ei ole, nagu see oleks juba olemas. Ja teatud juhtudel toob see kaasa sellise olukorra, kus tead ega ei tule ka, sest sul on ju olemas. Noh, sul on ju juba. Oled tänulik, ma ei tea, selle eest, et sul on hea paarisuhe, tegelikult ei ole. Aga milleks sulle veel üks paarisuhe, kui sul juba on üks? Juba oled tänulik, et sul on. Jumala eest võib-olla sul on iseendaga hea paarisuhe. Et siin oma, kui sa oled kasutanud mis tahes praktikaid, rituaale, maagiat, tead, tõmba pidurit, keera kuidagi uus lehekülg, alusta täiesti algusest. See algusest alustamise võimalus on see, mis on sellel kevadel olemas. Ja selline tänulikkuse praktikate võimalus on ka olemas. Et võib-olla sa peaksid olema tänulik sellest, mis sul olemas on. Võib-olla sa peaksid uskuma rohkem sellesse, et uued algused on võimalikud. Mitte, et uus tulemus on võimalik, aga uued algused on võimalikud. Siin nagu pigem on vihje sellele. Et oma minevikus oled sa palju rääkinud suhetest, mõelnud, rääkinud, teinud mingit maagiat, kasutanud mingeid praktikaid, mis mõjutavad või muudavad paari suhet. Ja ei saa öelda, et see siiani oleks kuidagi valesti läinud. Aga sa oled jõudnud nagu mingisse seisakusse, kuhugi, kus kuidas ma ütlen, see on nagu üle kontrollitud olukord, ma ei tea, üle võlutud, liiga maagiliseks tehtud, liiga rangelt paika pandud. Vaata, kui sul on nagu väga selge visioon sellest, mis peab toimuma, on ju. Ja sa muudkui push'id seda oma visiooni, siis maailm ei saa pakkuda sulle neid võimalusi, mis tal pakkuda on. Kui sa paned näiteks paari suhtes oma partneri mis tahes võtetega, vahet ei ole, emotsionaalsed, füüsilised, maagilised, mis tahes, paned oma partneri suluseisu, kus tal enam valikuid pole. Tema ainult täidab sinu valikuid. Siis tekib see situatsioon, et tema potentsiaal jääb avaldumata. See, mis tal tegelikult on sulle anda, sa ei saagi seda. Sa ei saa isegi teada, mis see on. Või kui sul nagu, kuidas ma ütlen, kui sa oled mingi keerulise suhtevalemi enda jaoks hästi ära lihtsustanud, teinud selle, nagu oleme ausad, võtnud pealiskaudse lähenemise tegelikult, siis seal ei saa tulla suuri muutusi. Sa saavadki tulla ja need väikesed muutused, eks ole, aga need väikesed muutused ka järjest kahanevad ja tõmbavad kokku, sest sa, need sinu raamid, mis sa oled seadnud, eks ole, need ka järjest lähevad kitsamaks. Sest mis juhtub inimestega, kes praktiseerivad erineval moel siis mingite maagiliste
vahenditega, on see, et kui sa saad selle eduelamuse, näe, ma tegin, töötas, jumal äge, ma teen veel. Vaatame, kas ma seda ka suudan, kas ma 25. asja ka suudan. Ja sageli unustatakse ära, et ma ei tee seda iseendaga. Ma mõjutan teisi inimesi. Ja need ootused lähevad järjest suuremaks. Ja siin tulebki see manipuleerimise efekt, kus ma ütlen, kuidas ma ütlen hästi, et isegi kui keegi pöördub sinu poole abipalvega, siis sa tegelikult pead läbi mõtlema, millist abi sa talle annad. Kas ta üldse vajab abi? Võib-olla see on situatsioon, kust inimene peab iseennast välja murdma ja sinu asja on ainult toetada, julgustada, tõsta enesehinnangut, näidata selliseid pigem pehmeid vahendeid, hästi ettevaatlikult, hästi õrnalt. Ja et kõik need inimesed, kellel siin on mingi jõukaotus, on ju, mingi energialangus, et see energialangus tuleb selle pealt, et kui inimene ei suuda otsustada, kõhkleb, kahtleb, ei tea, ei julge. Või teine variant, et kui need otsused on pealiskaudsed, olgu ma teen midagi ära, siis on vähemalt tehtud. Vaatame, kuidas see töötab. Vaatame, kuidas see toimib. Teeme midagi. Et siin see võimalus, mida sulle pakutakse, see võimalus on tegelikult niisugune, et uued algused, kõik uued algused on toetatud, aga selleks, et saaks tulla täiesti uus algus, sa siin pead nagu millestki loobuma. Et isegi kui sa oled teinud mingi maagilise lepingu selleks, et midagi saada, siis mõtle, kas sinu maagilised tegevused on lõpetatud tegevused. Kas sul ei jäänud kuskil ust lahti? Kas sina oma osa oled panustanud? Kas sa oled tahtnud ja saanud? See on üks asi. Aga kas seal on tasakaal? Kas see on balansis? Lõpmatuseni ei saa saada, kusagil peab andma. Mis on see, mida sa andnud oled? Ja kas sinu annid on olnud sügavad? Kas need on olnud mõtestatud, sügavad? Kas need on nagu tegelikult ka toetanud inimese teekonda? Et kas sa oled aidanud väga keerulist ristmikku ületada kellelgi, kes tõesti peab teisele poole saama, või sa oled rabanud kaenlasse inimese, kes tahab väikest tänavat ületada ja vedanud ta suurele ristmikule ja sundinud teda sealt jõuga üle minema. Et siin on mitmeid võimalusi. Ja selge on, et vahet ei ole, et kas me ütleme, et sul on siin psüühikaäre või sul on siin energeetiline kõikumine või sul on siin selline suur pikk maagiline ajalugu, on ju. See, millest ma räägin, on sulle täna oluline. Ja sa pead mingi muutuse tegema. Ja siin võib olla vihje ka sellele, et sul ei ole nii palju energiat, et süvitsi minna paljude inimestega. Et sa võib-olla peaksid mitte siis nagu juurde kusagil midagi võtma, aga iseenda sees koomale tõmbama, nagu oma fookuse kitsamaks seadma, et millele sa siis tegelikult keskendud. Mis see sinu teekond on, et see on siin nagu ära kadunud. Ja et kui sa ei ole mingi suhtemaagiaga tegelenud või nõustanud teisi inimesi, kuidas nemad peaksid oma suhteid korrastama, siis see ei ole sinu ladumine. Kui sa oled seda teinud ja see on sinu ladumine, siis sa peaksid väga hoolega mõtlema, et kuidas selles teemas uus lehekülg keerata. Ja siin on nüüd
siin küsimus on hästi lihtne, et kui sina oma veidra maagia lõpetad, on sul pikemas plaanis võimalus luua endale tugev paarisuhe. See tuleb. Ära rapsi, ära püüa seda mõjutada, anna inimesele võimalus. Et seni, kuni sa nagu koostad mingeid liste, milline see inimene peab olema, kirjutad mingeid tänukirju selle eest, et kuidas sa juba olete saanud, mõtled läbi kõik sõnumid, kõik, ma ei tea, millised kristalle sa kannad, milline meik sul on, millised riided, milline soeng, mida sa ütled, mis teemadel sa räägid. Seda meest, kes sinu tulevikus on, see nagu sendi eest ei huvitana. Tema tahab enesekindlat naist, endaga rahul olevat naist, kes teab, mis ta väärt on, eks ole, ja kes vähemaga ei lepi. Ja isegi, kui sa näed välja nagu mingi ulmerääbakas, eks ole, ja võib-olla roomad kusagil kõplaga peenarde vahel on ju. Noh, ma ei tea. Mu mõte on selles, ma püüan kirjeldada olukorda, kus sa võib-olla ei ole üldse atraktiivne. Võib-olla oled räpane, väsinud, kasimata, kopp ees kõigest on ju, tahaks kogu selle maailma saata, kus 60 virutaks maakerale kõplaga on ju. Et tuleb mees, kes ütleb, suurepärane. Ilma, et sa, ma ei tea, kuidagi eriliselt võimlema peaks. Et siin tulevikus on niisugune persoon, kes hindab ainult seda naist, kes suudab iseennast kõrgelt hinnata. Kes on tasakaalus, kes on endaga rahul. Vahet ei ole, milline ma olen piisav. Ma olengi väärtuslik. Ja siin on tõesti tulevikus võimalik väga püsiv, normaalne, heas balansis suhe luua. Ja kevad annab siin võimaluse muuta seda mõttemustrit, teha mingi uus algus selles osas, et mitte, et ma mõjutan maailma ja et mul on nõudmised ja mul on ootused, aga ma olen valmis vastu võtma kogu seda tähelepanu, mida maailm tahab mulle kinkida. Ma oskan vastu võtta kiitust, komplimente, ma oskan mõnuleda selles tähelepanus. Ma säran selle pärast, et ma tean, et see on tõde, ma olengi niisugune. Aitäh, et te märkasite, väga nutikas teist. Et selline mitte üleolev, mitte manipuleeriv suhtumine, aga see siiras äratundne, oi kui äge, te ka panite tähele. Et siin minevikus on liiga palju manipulatsiooni, liiga palju läbimõeldust, mingitel hullude lahenduste genereerimist, hullult ülemõtlemist. Kõik on võimalik. Ja sa pead, et siin on see mõttemuutus, et sa pead uskuma, et juhtub. On olemas head juhused. Ma ei pea üldse pingutama. Ise tuleb. Ma ei pea tegema selle heaks mitte midagi, mingeid rituaale, mingid magic'ud, mingeid puhastusi. Ma ei pea läbima mingeid enesearengu koolitusi või kursusi. Ma ei pea ennast üldse kuhugi arendama. Ma olen see, kes ma olen. Elu käigus arenen nagunii. Et nagu see mingi sisemine enesekindlus, et küll elu toob mulle õiged lahendused, sest ma olen seda väärt. See uskumine, et uued algused on väga lähedal ja ma olen valmis neid vastu võtma. Ja see, et kui see uus algus kuidagi sinuni tuleb ja keegi avaldab sulle uuel moel tähelepanu, et sa mitte jookse selle tähelepanuga kaasa. Et sa lihtsalt teed enda jaoks märkuse, linnuke, tehtud, selline ma olengi, nii äge. Et see sisemine enesekindlus, vaata, ma toon sellise näite, et kui madala enesehinnanguga inimesele öelda, et sa näed üliäge välja. Mida ta teeb? Tead, ta hakkab vabandama.
ja issand ja, et no ma käisin juuksuris, aga ei tea, et ega see ikka nüüd päris see ei ole ja ega ma ei tea, kas see ikka on õige kleit ja noh, tegelikult need kingad ei ole üldse mugavad, on ju, ja need tegelikult võib-olla olid ikkagi liiga kallid või hullemal juhul inimene räägib, et kuidas ta kusagilt kaltsukast midagi leidis ja noh, äkki ikka sobib ja see ebakindlus. Kui sa imekaunile inimesele, kes kui sa ütled kellelegi, et ta on imekaunis, kes ise on kindel selles, et ta on kaunis, mis ta teeb? Naeratab. No, aitäh, jah, läheb edasi. Ta ei jää kinni sellesse. Ta ei tule sulle selgitama paaniliselt, mis toimub. Ta ei tule oma mingeid valikuid õigustama. Ta ei hakka põhjendama, miks ta on selline, nagu ta on. Tegelikult me ei pea põhjendama. Niipea kui sa selgitama hakkad, on halvasti, sest see mõjub nagu enda õigustamine. Kui kõik on õigesti, mida sa õigustad? Pole midagi öelda. Et see suhtumise muutus, noh, siin peab tulema. Ja kui see tuleb tugev paarisuhe ja täitsa selle kevadega tuleb. Ei peagi kaua ootama. Et kevadel tuleb muutuse järel tuleb paarisuhe. Ma olen väga sinu poolt. Mulle väga see ladumine meeldis. Väga vahva. Aitäh. Oi kui äge. Mulle see tõesti meeldis. Ja ma olin ära unustanud juba, et meie ümber on need inimesed, kes hirmsasti pingutavad ja pingutavad, puhastavad, lõikavad läbi, arenevad. Jumal küll, kevad on. Ära praegu arenena. Elu sunnib sind ise arenema õiges suunas. Nii. Mõnikord on mõistlik lasta asjadel juhtuda. Ja viimane variant, et kui sa nüüd valisid selle kivi kristalli, siin on väidetavalt on siin selline väike lihvimata smaragd. See on üks mu lemmikkive. See on üks mu lemmikkristallidest. Sest siin see kontrast on nii suur, et kui sa vaatad, siis ühe külje pealt on ta lihtsalt nagu tavaline kivi. Ja kui sa oskad õige külje valida, siis on täiesti teine pilt. Ja võib-olla sa oled ka see inimene, keda mass näeb lihtsalt kivikesena. Ja üksikud inimesed näevad sinust seda kristalli. Nii, aga kus sa praegu oled siis? Kus sa praegu oled? No näed, ikka. Ma segan seda pakki üks kord veel. Ja me puhastame neid kaarte. Me puhastame neid kaarte kohe hoolega. Ja me võtame veel salveid. Nii. Ahah. Vaat nii. Niimoodi muide tulevad villase lina sisse. Oi, põletusaugud. Korras. Et nagu on näha näiteks siin. Aga selle jaoks see lina ongi. Las ta olla. Nii, vaatame uuesti. Millisest kohast sina praegu oled? No näed. Nii. Ja millised on need võimalused siis, mis sinuni tulevad, kus sul on võimalik muutust teha?
võtan selgituse juurde. Tead, siin on nii, et sinu jaoks kas praegune töö või praegune seltskond või laialt öeldes seltskond, kellega sina lävid, on ennast ammendanud. Vahet ei ole, kas see on tööalane, mingi hobiga seotud, isiklikus elus. Sa oled nagu mingist ringkonnast välja kasvanud. Et sa küll veel püsid selle sees, aga on aeg eemalduda. Siin on siis niimoodi, et võivad olla need olukorrad, kus inimesed sinu ümber võivad tunduda sulle liiga rumalad. Sulle võib tunduda, et sina pead nagu mingis grupis, mingis kollektiivis kusagil liiga palju panustama, teised lasevad sinu seljast liugu. See võib olla ka sõpruskonnas, et on liiga palju neid inimesi, kes, ma ei tea, räägivad mingit sellist igapäevast tühist juttu, ma ei tea, hindadest, räägivad kedagi taga, elavad pigem nagu teiste elusid, mitte enda oma. Siin võib olla see olukord, kus vaata need inimesed, kes tulevad meiega kaasa kusagilt lapsepõlvest. Me oleme nendega nii harjunud, nad on nii meie omad, et nad on nagu, ma ei tea, osa meie organismist. Aga nad tüütavad meid ära, nad väsitavad. Sest meile tundub, et nad ei muutu. Vaata, kui me oleme, nüüd neid kive ei taha võtta, ma võtan siit. Et vaata, siin on nüüd teokarp, eks ole. Oletame, et sina oled nüüd see teokarp, on ju, jah. Ja see on sinu sõber. Te olete siin koos. Te kogu aeg lähete läbi elu koos, on ju. Siis sulle tundub, et elu sind lihvib, sina muutud, sina arened. Aga see inimene siin kõrval on ikka samasugune. Tegelikult on nii, et me neid väikseid muutusi, mis toimuvad, vahet pole, kas mis endas või teises inimeses, me ei märka neid. Aga fakt on, et siin mingid suhted on väga ammendunud ja mitte ainult ühe inimesega, et siit selline üks kindel persoon välja ei joonistu, aga pigem peaks hoidma tähelepanu naistel. Vahet ei ole, kas sa ise oled mees või naine, pigem tuleks hoida tähelepanu naistel. Ja siin on nagu niisugused naised, kellega koos on toimunud, ma ei tea, istumised, väljasõidud, koos einestamised, veinijoomised. Sa oled välja kasvanud. Isegi kui kogu see taust siin on sulle kunagi tundunud väga niisugune arendav ja vaimne ja hingeline ja sa oled sellest nagu tuge leidnud, siis see on pikk protsess. Need ei ole inimesed, kes on sinu ümber olnud aasta, need on pikad protsessid. Sa oled neist välja kasvanud. Ja tuleks kuidagi, sinus on see tahtmine, on olemas tahtmine neist eemalduda. Tegelikult sa tahaksid õppida midagi muud, sa tahaksid võib-olla minna mingisse kooli, omandada uusi teadmisi. See tegelikult ei, sa võid tahta. Isegi kui sa saad sellesse mingisse kooli sisse või isegi kui sa saad sellise töölepingu, kus nagu lepingualaselt kogu sinu tarkust kasutatakse, siis see ei ole tegelik eesmärk. See tekitab sulle ainult peavalu probleeme juurde, sest sa tegelikult juba oled nutikas. Sul mitte ei ole vaja mingeid uusi tarkusi, aga sul on vaja vanu olukordi uue pilguga vaadata. Jah. Vanu olukordi uue pilguga vaadata. Ja siin ikkagi, siin selleks, et siin on vaja suurt muutust. Ja see kevad, kas sa tahad või ei taha, selle suure muutuse toob. Absoluutselt, et pigem see kevad nagu juhatab sind mingisse transformatsiooni, kus sa vaatad üle oma senised suhted.
kes on vajalikud ja kes ei ole vajalikud. Ja isegi kui sulle tundub, et see on väga keeruline, siis tegelikult ei ole, tegelikult on võimalik, et see võib kulgeda väga orgaaniliselt, voolavalt, lihtsalt mingi ülisuur muutus, noh, kaardid korduvad. Mingi suur pikk etapp sinu elus lõpeb, näiteks kui sa oled õppinud ülikoolis, lõpetad ülikooli, ma ei tea, saad oma baka või magistri kätte. See on läbi, head aega, sa ei suhtle kõigi nende õppejõududega, kõigi nende üliõpilastega. Isegi kui sa oled aktiivne olnud mingi seltsi tegevuses, siis sa võib-olla jääd suhtlema paari inimesega. Sul ei ole enam seda mingit suurt kogukonda. Ära kaob see mingi suur kogukond, kellega sa oled kogu aeg suhelnud. Siin võib olla kolimine. Kui sa oled elanud pikka aega ühes kohas ja kolid, siis juhtub sama asi, et sinu ümber inimesed muutuvad. Sul ei ole enam samad naabrid, tead. Siin võib olla selline elu või töökoha vahetus, kus nagu kõik sinu ümber muutub. Ja oluline ongi see, et sa oskaksid sealt nendest inimestest, kes maha jäävad, ka lahti lasta. Ja võib-olla, mis siin tundub, et on keeruline, et sinu jaoks on väga raske teha neid tarku otsuseid, keda võtta, keda jätta nii-öelda. Mina ütleksin, et sinu asi tegelikult on otsida lahendusi iseendale, mitte teistele. Ja need, kellest sa ei pea pääsema, need jäävad nagunii. Ei kao nad kuhugi. Jah, no ükskõik kuidas ma küsin. Mingi pikaajaline protsess saab läbi, lõpeb ära selleks, et sa saaksid oma isiklikku, et nagu see hästi suur avalikkusele suunatud elu või suurte rühmadega suhtlemine lõpeb ära selleks, et sa saaksid keskenduda oma isikliku elu ülesehitamisele. Oma paarisuhted loomisele või tugevdamisele. Et selle asemel, et hoida oma elus, ma ei tea, 45 olulist inimest, jääb alles see väike hulk, kes päriselt olulised on. Kes tegelikult ka sinu ellu mingit lisaväärtust loovad või kes on sinu inimesed. Nendest ei õnnestu nagunii vabaneda. Ja ma ütlen siia ka, et kui sulle tundub, et sa oled juba siin selle transformatsiooni sees, sa juba läbid seda protsessi, siis järelikult see jõuab kevadel lõpuni. Ja see lõpp tuleb sinu jaoks ootamatult. See on nagu, seda võiks kirjeldada nii, et ühel hetkel sa lihtsalt taipad, see on selline äkiline, ootamatu, väga ootamatu äratundmine, et tegelikult on kõik korras. Ja see ongi läbi. See faas on möödas. Minuga tegelikult on kõik hästi. Ma olen ennast nagu pigem mõttega hoidnud. Ise jõuga hoidnud sellest transformatsioonist. Tegelikult see on läinud kõik. Super. Väga pika keerulise protsessi lõpufaasis sa oled. Või see lõpufaas tabab sind sellel kevadel. Kui nüüd sellel kevadel see lõpufaas tabab, see on pikk protsess, see ei lõpe selle kevadega. See võtab aega. Ja kui see alles tuleb. Aga kui sa tunned, et see on juba alanud, sa oled selle sees ja vähemalt 3/3 küsijatest juba liigub siit välja, siis tuleb ka lahendus sellel suvel. Ja ma ütlen siia juurde veel selle mõtte, et kui sina ise oled olnud õpetavas rollis, ma ei tea, õpetaja, õppejõud, nõustaja, mingite gruppide eestvedaja, mingi selline, ma ei tea, mingi külaseltsi säde inimene. Nüüd on aeg midagi muud teha. Nüüd on aeg teha midagi muud.
see mingi valdkond on ennast ammendanud. jaa. see on selline ikka täitsa 180 kraadi pööre tuleb teha. ja ka sellisel juhul ikkagi sa peaksid pigem suutma tähelepanu viia sellele, mis on sulle hästi lähedal. Sina ise, sinu perekond, sinu vajadused. Kuidagi sa oled nagu seal teiste inimeste vahel ära kadunud. Ja isegi kui me räägime perekonnast, siis ma ei ütle, et põgene oma perekonna eest. Aga siin tuleb hästi ümber vaadata see, et siis sellisel juhul, et mis on kellegi vastutus, millised on kellegi kohustused. Sina üksi ei ole perekond ja sina ei pea katma kõigi vajadusi. Sa ei pea vastutama kõige eest. Siin tuleb õppida seda vastutust jagama, see ei ole lihtne, aga ei ole midagi parata. Et ka lapse vanemana, kui me ei õpeta oma last ise otsustama ja ise vastutama, siis me kanname nende koormaid pikka aega, liiga pikka aega. Ja tegelikult muudame nende täiskasvanuks saamise väga keeruliseks, kuigi oleme tahtnud väga head. Ja et siit nüüd nagu mitu erinevat varianti joonistus. Ma loodan, et kes tahes seda kuuleb, saab oma väga selge vastuse. Ja ma olen väga selle poolt, et sa ei kulutaks oma aega tühjale tähjale, mõttetule, millelegi, mis sind ei toeta, mis sind ei teeni. Ja et sa julgeksid enda sisse vaadata ja endalt küsida, mida sa tegelikult vajad. Mida sina vajad, mitte mida vajavad teised inimesed. Jah, ja nii on. Ja oi, kui palju fookust välisel. Nii, ma jätan selle salve siia suitsema, kuni ma oma laua kokku korjan. Igatahes ma väga tänan sind, kes sa olid sellel teekonnal minuga. Ja loodan, et sa said siit enda jaoks mingid olulised märkamised, taipamised, märksõnad. Ja soovin sulle meelekindlust oma teel püsimiseks.